14. päev. Esimene Moosese raamat, peatükid 43 kuni 45. Joosepi vendade teine teekond Egiptusesse. 43. peatükk. Aga maal oli kange nälg. Ja kui nad olid ära söönud vilja, mis nad Egiptusest olid toonud, siis nende isa ütles neile: minge ostke meile pisut leiba. Ja Juuda vastas temale öeldes: see mees kinnitas meile väga ja ütles: te ei saa näha mu nägu, kui teie vend ei ole ühes teiega. Kui sa nüüd läkitad meie venna ühes meiega, siis läheme ja ostame sulle leiba. Aga kui sa teda ei läkita, siis me ei lähe, sest see mees ütles meile: te ei saa näha mu nägu, kui teie vend ei ole ühes teiega. Ja Iisrael ütles: miks tegite mulle seda kurja ja andsite mehele teada, et teil on veel üks vend? Ja nad vastasid: see mees päris väga meie ja meie suguseltsi järele, küsides: kas teie isa alles elab? On teil veel mõni vend? Ja me andsime temale teada, nagu asi on. Kas võisime teada, et ta ütleb: tooge oma vend siia? Ja Juuda ütles oma isale Iisraelile: saada poiss minuga ja me võtame kätte ning läheme, et jääksime elama ega sureks, ei meie ega sina ega meie väetid lapsed. Mina olen temale käemeheks, nõua teda minult. Kui ma ei too teda tagasi sinu juurde ja ei sea sinu palge ette, siis jään su ees alatiseks süüdlaseks. Tõesti, kui me ei oleks viivitanud, oleksime nüüd juba teist korda tagasi tulnud. Siis ütles neile Iisrael nende isa: kui see nõnda on, siis tehke seda. Võtke maa parimast oma kottidesse ja viige sellele mehele meeleheaks pisut palsamit ja pisut mett, kalleid rohte ja mürri, pähkleid ja mandleid. Ja võtke ühes kahekordne raha, ka see raha, mis teie kottide suust tagasi tuli. Võtke jälle ühes, vahest oli see eksitus. Võtke ka oma vend, asuge teele ja minge tagasi selle mehe juurde. Kõigeväeline Jumal lasku teid leida halastus selle mehe ees, et ta teiega ära saadaks teie teise venna ja Benjamini. Aga kui jään lasteta, siis jään lasteta. Ja mehed võtsid selle kingituse, võtsid ühes kahekordse raha ja Benjamini, asusid teele ja läksid alla Egiptusesse ning astusid Joosepi ette. Kui Joosep nägi, et Benjamin oli nendega kaasas, siis ta ütles oma koja ülemale: vii need mehed mu kotta ja tapa veis ning valmista see, sest need mehed söövad minuga lõunat. Ja mees tegi, nagu Joosep oli öelnud, ja mees viis mehed Joosepi kotta. Aga mehed kartsid, kui neid Joosepi kotta viidi ja ütlesid: meid viiakse raha pärast, mis eelmisel korral meie kottidest tagasi tuli, et veeretada meie peale süüd ja kippuda meile kallale ning võtta orjadeks meid ja meie eeslid. Ja nad astusid mehe juurde, kes oli Joosepi koja ülem, ja rääkisid temaga koja ukse ees ning ütlesid: oh mu isand, me kord juba käisime siin leiba ostmas. Aga kui me seejärel jõudsime öömajale ja tegime oma kotid lahti, vaata, siis oli iga mehe raha ta koti suus, meie raha selle täiskaalus. Me tõime selle nüüd tagasi. Ja me tõime ka teise rahaleiva ostmiseks enestega kaasa. Me ei tea, kes oli pannud meie raha meie kottidesse. Aga tema ütles: rahustuge, ärge kartke, teie Jumal ja teie isa Jumal on pannud teile varanduse kottidesse. Teie raha ma olen saanud. Ja ta tõi Simeoni välja nende juurde. Siis mees viis mehed Joosepi kotta ja andis neile vett ning nad pesid oma jalgu ja ta andis toitu nende eeslitele.
ja nad seadsid kingitused valmis, kuni Joosep tuli lõunale, sest nad olid kuulnud, et nad seal pidid leiba võtma. Kui Joosep koju tuli, siis nad viisid temale kotta kingituse, mis neil kaasas oli, ja kummardasid maha tema ette. Ja tema küsis neilt, kuidas nende käsi käib ja ütles: kas teie vanaisa, kellest te rääkisite, käsi hästi käib? On ta alles elus? Ja nad vastasid: su sulase, meie isa käsi käib hästi, ta elab alles. Ja nad kummardasid ning heitsid maha. Kui ta oma silmad üles tõstis ja nägi oma venda Benjamini, oma ema poega, siis ta küsis: on see teie noorim vend, kellest te mulle rääkisite? Ja ta ütles: Jumal olgu sulle armuline, mu poeg. Aga Joosep vaikis äkki, sest ta oli südamest liigutatud oma venna pärast ja otsis võimalust nutmiseks. Ta läks ühte siseruumi ja nuttis seal. Ja kui ta oma silmi oli pesnud, siis ta tuli välja, valitses enese üle ja ütles: pange toit lauale. Ja temale pandi eraldi ja neile eraldi ja egiptlastele, kes tema juures sõid, eraldi. Sest egiptlased ei söö leiba üheskoos heebrealastega. See on egiptlastele jäledus. Ja nad pandi istuma temaga vastamisi, esmasündinu esimesena ja noorim viimasena. Ja mehed panid seda isekeskis imeks. Ja ta laskis tõsta rooga enda eest nende ette, aga Benjamini osa oli 5 korda suurem kui kõigi teiste osad. Ja nad jõid ühest temaga ning jäid joobnuks. Joosep kiusab oma vendi. 44. peatükk. Siis ta käskis oma kojaülemat öeldes: täida meeste kotid viljaga, nii palju kui nad jaksavad kanda, ja pane iga mehe raha ta koti suhu. Ja minu karikas, see hõbekarikas, pane noorima koti suhu ühesta viljarahaga. Ja ta tegi, nagu Joosep käskis. Hommikul, kui läks valgeks, lasti minema mehed ja nende eeslid. Kui nad olid linnast väljunud ega olnud veel kaugele jõudnud, ütles Joosep oma kojaülemale: võta kätte, aja mehi taga ja kui oled nad tabanud, siis ütle neile, miks tasute head kurjaga. Eks see ole see, millest mu isand joob ja millest ta endid otsib. Olete käitunud halvasti, et tegite nõnda. Ja kui ta nad tabas, siis ta rääkis neile needsamad sõnad. Aga nad vastasid temale: miks räägib mu isand nõnda viisi? Su sulasele oleks teotuseks nõnda teha. Vaata, raha, mis me leidsime oma kottide suust, tõime sulle tagasi Kaanani maalt. Kuidas võiksime siis varastada su isanda kojast hõbedat või kulda? Kelle juures su sulaste hulgast see leitakse, surgu, ja me teised jääme su isandale orjadeks. Siis ta ütles: olgu see nüüd ka nõnda teie sõnade järgi, kelle juures see leitakse, jäägu mulle sulaseks ja te teised olete süüta. Ja nad tõttasid ning tõstsid igaüks oma koti maha ja iga mees tegi oma koti lahti. Ja ta otsis nad läbi alates vanemast ja lõpetades nooremaga ja karikas leiti Benjamini kotist. Siis nad käristasid oma riided lõhki, iga mees pani oma eeslile koorma selga ja nad läksid tagasi linna. Ja Juuda läks ühes oma vendadega Joosepi kotta, kes oli alles seal, ja nad heitsid maha tema ette. Ja Joosep ütles neile: mis tegu see on, mis te olete teinud? Eks te tea, et niisugune mees nagu mina oskab endeid seletada. Siis vastas Juuda: mida me oma isandale ütleme? Kuidas peame rääkima ja kuidas endid õigustama? Jumal on avastanud su sulaste süü. Vaata, me jääme oma isandale sulaseiks.
nii hästi meie kui see, kelle käest karikas leiti. Aga ta ütles, ei tule mulle mõttessegi seda teha. Mees, kelle käest karikas leiti, peab jääma mulle sulaseks. Te teised aga minge rahuga oma isa juurde. Juuda vastutab Benjamini eest. Siis astus Juuda tema juurde ja ütles, mu isand, luba ometi oma sulast rääkida üks sõna mu isanda kõrva ees ja su viha ärgu süttigu põlema oma sulase vastu, sest sina oled nagu Vaarao ise. Mu isand küsis oma sulaseilt öeldes, ons teil isa või mõni vend? Ja meie vastasime oma isandale, meil on vana isa ja üks nooruk, ta vanas eas sündinud, alles noor. Aga selle vend on surnud ja ta on üksi oma emast järele jäänud ja ta isa armastab teda. Ja sa ütlesid oma sulaseile, tooge ta minu juurde, et ma näeksin teda oma silmaga. Ja me vastasime oma isandale, nooruk ei või isast lahkuda. Kui ta lahkuks oma isast, siis see sureks. Ja sa ütlesid oma sulaseile, kui teie noorim vend ei tule ühes teiega, siis te ei saa enam näha mu nägu. Ja kui me läksime su sulase meie isa juurde ja andsime temale teada oma isanda sõnad, siis ütles meie isa, minge jälle tagasi, ostke meile pisut leiba. Aga me vastasime, me ei või minna. Kui meie noorim vend on ühes meiega, siis me läheme, sest me ei saa näha selle mehe nägu. Kui meie noorim vend ei ole ühes meiega. Ja su sulane minu isa ütles meile, te teate, et mu naine on mulle 2 poega ilmale toonud. Aga üks läks minu juurest ära ja ma ütlesin, ta on tõesti maha murtud ja ma pole teda tänini enam näinud. Kui te nüüd võtate ka selle mu silma alt ja temaga juhtub õnnetus, siis saadate mu hallid juuksed kurvastusega hauda. Ja kui ma nüüd tuleksin su sulase oma isa juurde ja ühes meiega ei oleks poiss, kelle hingesse tema hing on kiindunud, ja kui ta siis näeb, et poissi ei ole, ta sureb ja su sulased on sinu sulase, meie isa hallid juuksed saatnud murega hauda. Sest su sulane on poisile käemeheks mu isa juures, kuna ma olen öelnud, kui ma ei too teda sinu juurde, siis ma jään oma isa ees alatiseks süüdlaseks. Ja nüüd siis jäägu su sulane poisi asemel sulaseks mu isandale ja poiss mingu ühes oma vendadega. Sest kuidas võiksin minna oma isa juurde, kui poiss ei oleks ühes minuga, et ma ei näeks seda õnnetust, mis juhtub mu isaga. Joosep annab ennast vendadele tunda. 45. peatükk. Siis Joosep ei suutnud enam enese üle valitseda kõigi nende ees, kes ta juures seisid ja ta hüüdis, minge kõik mu juurest ära. Ja ükski ei seisnud tema juures, kui Joosep ennast vendadele tunda andis. Ja ta puhkas valjusti nutma, nõnda et egiptlased seda kuulsid ja Vaarao kojas saadi sellest teada. Ja Joosep ütles oma vendadele, mina olen Joosep. Kas mu isa alles elab? Aga vennad ei suutnud temale vastata, nõnda hirmunud olid nad tema palge ees. Siis ütles Joosep oma vendadele, astuge ligemale. Ja nad astusid ligemale ning ta ütles, mina olen Joosep teie vend, kelle te müüsite Egiptusesse. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärgu süttigu teil isekeskis viha, et müüsite mind siia, sest elu säilitamiseks läkitas Jumal mind teie eele. Sest 2 aastat on olnud nüüd nälg maal ja on veel 5 aastat, mil ei ole kündi ega lõikust. Seepärast Jumal läkitas mind teie eele, kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus pääsemiseks paljudele.
Nüüd aga ei ole teie mind läkitanud siia, vaid Jumal ja tema on mind pannud Vaaraole isaks ja kogu ta kojale isandaks ning valitsejaks kogu Egiptuse maale. Tõtake ja minge mu isa juurde ning öelge temale, nõnda ütleb su poeg Joosep. Jumal on mind pannud isandaks kogu Egiptusele. Tule minu juurde, ära viivita. Sa võid elada Gooseni maakonnas ja olla mu läheduses, sina ja su pojad ja su poegade pojad ja su pudulojused ja su veised ja kõik, mis sul on. Ma tahan seal hoolitseda sinu eest, sest veel 5 aastat on näljahäda, et ei jääks vaeseks sina ega su perega kõik, kes sul on. Ja vaata, te näete oma silmaga, samuti näeb mu vend Benjamin oma silmaga, et ma tõepoolest ise teiega räägin. Jutustage mu isale kõigest, minu aust Egiptuses ja kõigest, mida olete näinud ja tõtake ning tooge mu isa siia. Siis ta langes oma vennale Benjaminile ümber kaela ja nuttis ja Benjamin nuttis tema kaela ümber. Ja ta andis suud kõigile oma vendadele ning nuttis üheskoos nendega. Ja seejärel ta vennad rääkisid temaga. Kuuldus kostis ka Vaaro kotta, et Joosepi vennad olid tulnud ja see oli hea Vaaro silmis ja tema sulaste silmis. Ja Vaaro ütles Joosepile, ütle oma vendadele, tehke nõnda, koormake oma veoloomad ja minge Kaanani maale. Võtke oma isa ja oma pered ning tulge minu juurde, siis ma annan teile Egiptuse maa parimat ja te saate süüa maarasva. Ja sul tuleb anda käsk, tehke nõnda, võtke endile Egiptuse maalt vankrid, väetite laste ja naiste jaoks ja tooge oma isa ning tulge. Teie silm ärgu kurvastagu teie asjade pärast, sest parim kogu Egiptuse maal peab olema teie päralt. Ja Iisraeli pojad tegid nõnda ja Joosep andis neile Vaaro käsu peale vankrid, samuti andis ta neile teemoona. Ta andis neile kõigile peoriided, aga Benjaminile andis ta 300 hõbeseeklit ja 5 peoriided. Samuti läkitas ta oma isale 10 eeslit, kes olid koormatud Egiptuse parimate kaupadega ja 10 emaeeslit, kes kandsid vilja, leiba ja moona ta isale teekonna tarvis. Siis ta saatis oma vennad minema ja nad läksid ja ta ütles neile, teen ärge riielge. Ja nad läksid ära Egiptusest ning tulid Kaanani maale oma isa Jaakobi juurde. Ja nad jutustasid temale ning ütlesid, Joosep elab alles, ta on nimelt kogu Egiptuse maa valitseja. Aga ta süda jäi külmaks, sest ta ei uskunud neid. Siis nad jutustasid temale kõigest, mis Joosep nendega oli rääkinud. Ja kui ta nägi vankreid, mis Joosep oli läkitanud teda ära tooma, siis nende isa Jaakobi vaim elustus taas. Ja Iisrael ütles, küllalt, mu poeg Joosep elab alles, ma tahan minna ja teda näha, enne kui suren.